Ja pakume ka haridust siis selles osas, kuidas lastega suhelda ja täiskasvanud inimestele ja üks kuldne reegel, mida siis tuntud vaimne õpetaja Tiil Svan ka soovitab, on, et väga tulla teisele inimesele vastu ja sealt alles algab see omavaheline suhe. Et näiteks minu väike laps praegu on mingil põhjusel sellises perioodis, kui me läbime mingeid väiksemaid distantse nagu kilomeeter või 2 kilomeetrit, ta ei ole nõus nagu ise kõndima, kuigi ta on juba 6-aastane, ta tahab, et ta kukil on ju kannaks. Ja see 1-2 kilomeetrit ma alati tasin teda kukil, sest ta on praegu sellises tujus, et see sobib talle. Ja sealt alles algab see suhtlus, et no see me ei vaidle selle üle nagu, et kas ta saab minu seljas liikuda või mitte. Me, me nagu, kui ta on kilomeeter on ja kukil, et sealt alles algab see omavaheline suhtlus, et Tilson soovitab selliseid suhteid, et kui sa nagu väga tuled teisele inimesele vastu, et sealt alles algab suhtlus, et rohkem, et me ei hakka vaidlema, me ei ole nagu vaenlased omavahel, et me ei hakka vaidlema, et on ju, et noh, ei, on ju, et sa ei saa seda toiduainet või et see ei ole nagu eesmärk, et meie eesmärk on jõuda selles suhtluses ja omavahelises suhtes nagu hästi-hästi kaugele. Et meil oleks sügavad lähedased suhted, mis lisab turvatunnet või näiteks kui ma olen nendega maamajas koos nagu üksinda suvi läbi, onju, siis meil on tugevad omavahelised suhted, nemad teavad minu tööasju näiteks, kuidas ma loon neid arvutimänge, kuidas arvutimängud on tehtud, kuigi ma olen seda teinud võib-olla aasta-2 on ju, nad teavad juba kõike selle kohta, kuidas neid tehakse, kuidas mina neid teen, kuidas nemad neid teevad, kuidas need teiste loojate arvutimängud näevad välja. Et nad teavad seda kõike, nad teavad, meil ei ole nagu saladusi omavahel, et nad teevad kõiki minu tööasju ja mina tean ka nende suhtluskeelt ja motivatsiooni, et kuigi see on nagu tohutult raskem, milleks nad on siia sündinud, mida nad siin maailmas teevad, kõik see bodhisattva, kõik see empaadis, kõik see kaastundlik, kõik see suhtlustöö on ju. Nende suhtluskeel on sellest hoolimata nagu väga lihtne ja arusaadav, et kuigi ma ei suudaks teha seda, mida nemad teevad, ei ole mul probleemi nagu saada nendega kontakti. Ja ma ei karda seda võib-olla, mis see täiskasvanud inimeste puhul, mis takistab võib-olla lastega suhtlust, on see hirm nagu selle lapse maailma ees, et oi, et see on keegi uus, et kui see nüüd saab võimule ja võidab see energia, see uus laps on ju, et see on katastroof, see on maailma lõpp, et tegelikult on vastupidi, et ta tahab midagi öelda, luua, väljendada, sina oled väsinud, sina oled vana on ju, sinu aeg on nagunii tulnud varsti on ju, siit lahkuda on ju, surma läbi ja laps on see, kelle kord on ju seda maailma juhtida, kelle kord on midagi öelda või väljendada on ju. Et see peabki võitma, et see lapse see vaimustus on tugevam energia ja see peabki võitma selles suhtes, et ja tark on minna selle hea tundega kaasa ja proovida neid häid tundeid soodustada. Mitte hakata siis oma seda kriitikat raiuma, et no, et ikka koledalt, vanaviisi ja kurjalt on ju, et vaid see vaimustuse tunne on väga tähtis ja kuidas me saame lapsest tekitada seda vaimustustunnet, kuidas me saame lapsest toetada seda vaimustustunnet. Selle asemel, et no jah, on keerulisi olukordi, aga meil täiskasvanutel on kõik võtmed siin. Lapsel on keerulisi olukordi siin maailmas elus, aga meil on kõik võtmed, me oleme ise selle perioodi läbinud ja me saame oma suhtlemisoskustega neid viia nendest keerulistest olukordadest läbi, on ju. Ütleme, su lapsel on tüli naabrilapsega, sinu jaoks see ei ole isegi probleem, on ju, ja sul on väga-väga kerge seda olukorda aidata, on ju, et see on isegi naljakas, on ju, et noh, ma ei tea, viskas teist kiviga või noh, et see ajab naerma, on ju. Aga noh, kes kardavad seda maailma, nende jaoks see on tohutu draama, on ju, et oi, vägivald, seal oli vägivald. Aga tegelikult see on tohutu naljakas ja laps alles õpib selle maailma füüsilisi objekte tundma, on ju, mis siin on ju, ja noh, et jah, võttis jah, on ju, mingi sellene kruusa kätte või noh, et see ei ole oma iseenesest katastroof, et ta tahab teada, mis see füüsiline objekt nagu on ju. Ja noh, meil on nagu see, et
me ei tohi nagu, me kardame, me ei tohi nagu kogeda seda maailma, onju. Nemad vastupidi on just tulnud, et siin ka seda maailma kogeda, onju. Ja soovitan seda laste keelt, onju, kõigile. Et siin targem võib-olla, noh, kui me vaatame, siis nende suhted üldiselt teiste inimestega on lähedasemad kui meie suhted, et meil on nagu see suhtlusoskused on mingil põhjusel siis ei ole neile tähelepanu osutatud kuigi palju suhtlusoskustele. Ja lapse jaoks on väga loomulik suhelda, eriti just lähedaste inimestega. No kõigiga, aga kõige rohkem eriti just lähedaste inimestega on väga tihedalt suhelda. Ja meie ei ole nagu sellele tähelepanu osutanud. Aga nad on väga õnnelikud, rõõmsad, kui sa ka nagu hakkad seda tegema, kui sa hakkad samamoodi nagu hästi tihedalt ja lähedalt suhtlema ja kõigiga. Et see on just see, mida nad vajavad, mida nad ootavad sinult. Et see on see, mida nad on tulnud siia ütlema. Et maailm on täis sellised üksinduses inimesi, kes nii vihkavad üksteist. Laps tuleb ja suhtleb kõigiga ja kõik on kohe korras, aga kuidas ta ei saa arugi, see suhtlus käis nii ruttu, nii kähku, et ta ei saagi aru, miks kõik lahenes, on ju, aga laps lihtsalt loomulikult suhtleb kõigiga ja on kõik korras, et siuke trots või vimm, mis nendel üksiklastel inimestel kõikidel on, et see on järsku kadunud lihtsalt, sest keegi nagu käis ja suhtles, on ju. Et see on väga kõrge vastutus ja see meenutab ülemust, on ju, aga see oli lihtsalt väike laps, on ju, kellel on loomulik suhelda.